Oi kotkad, mis toimub siis? Oleme loomaga tulnud siia jõe äärde ühte niisugusesse soppi, mis soppi, siin ääres on väike sopp, aga kus siin nagu paari koha peal voolu eriti pole, seal sopi ees pole voolu ja siin vastas kaldas pole voolu, et viskab tonkaõnget sisse, proovib siis kahest kohast, et sealt, kust see nii-öelda vool lõpeb, seal taga seisva ja voolu piiri pealt ja siis sealt sopi eest voolu ja seisva ja piiri pealt ja vaatab, mis tuleb, et proovib, praegu on mul kaasas number 4 ussi ja tõuku ja vaatame siis, mida süüakse ja mida saab. Ei jõua veel teist õnge sissegi panna, kui juba esimesel midagi toimub. Et ots käis tugevalt, aga jah, käib veel. Aga vaatame, mis seal külges on siis. Ja loodame, et see Timmu jõe siin teist õnge sassini jõua. Ohoo, tugevalt käib. Mis värk on? Ops! Jah, midagi on. Ja see midagi on särg. Aga see on täitsa vobla särg, selle jätame alles. Nii. Ja teisel õngel ma panin siiski mõlemale õngele ussid, sellepärast et mul ei ole vakla järgi, kohe näitan, miks ei ole. Aga miski toimub ka siin. Okei. Midagi vist on. Turb. Noh, see sobib ka voblaks. Päris okei turb. Jätame alles. Aga mis probleem siis serjepüügiga on, või tähendab selle tõuguga on see, et näed, sükene olukord. Tõugud on põhimõtteliselt otsa saanud juba. Et need paar tükki, mis siin veel elus on, ma jätan järgi käsikaga oma sopist püüda. Et praegu on siis sees, ühesõnaga mõlemal õngel on 2 ussiga konksu küljes. Püüame siis lihtsalt ussiga praegu. Nii. Miskit on tunda. Vaidleb vastu, mis toimub? Päris suur, miski on otsas. See on raisk. Selline särg või? No vot, selliseid me tahame. See on väga ilus voblakala, väga ilus. No jah, kevadel särg sööb ussi. Võtab ussi paremini võib-olla kui tõuku isegi praegu, jah. See on väga ilus särg. Nii, kas on jälle või? No, nagu oleks midagi. Ei ole, tuli lahti vist. Ja huvitav, võtab ainult seda õnge, mis on siin öelda otse vastas kaldas. Et see siin paremal sopi ees, seda ei puutu, kus on seisev vesi. Võtab siit selle seisva veeriba ja selle voolava piiri pealt. Siin tund enne päikseloojangut sai ju tuldud, et ega nüüd hakkabki juba tegelikult pimedaks minema ja läheb jahedaks. Täna öösel tuleb ka jälle -kraad, et ma pakin praegu asjad kokku, ma siin lutsule või midagi siuksele ei jää. Ma lootsin siin pigem, et äkki mõni latikas või suurem särg tuleb otsa. Noh, ühe suurema päris korraliku särje sain ka. Aga ega midagi, aga ma siin homme ülehomme proovin veel, siis juba pikemalt, et siis panen selle samale videole otsa ja siis vaatame, mis siis tuleb. Ja tuli siis ka pakk vahepeal ja kellelt siis pakk tuli? Tuli nuudimaitsetelt. Et sükene asi, nuudimaitsed. Ja siin sees siis peaks olema lihad. Me küll enne lõikasime karbi lahti ja vaatasime, aga näitame siis teile ka. On siis sellised vinnutatud lihad saadetud meile, et suured tänud, nuudimaitsed, ja eks me teeme kohe lahti ka. Siin on chilli versiooni ka, et teeme siis hot versioon, teeme ühe hoti lahti, ühe tavalise ka, et praegu ongi kerenele, et hea on siin praegu näksida neid natukene. Võtame kõigepealt seda tavalist rooja.
aga jah, mis ma oskan ikka öelda, aga jah. Ja nüüd seda hotti. Nii. Et kui hot ta on? Ma vaatan kõigepealt sinu pealt. No, ma ei oska öelda. Ta on jälle piisavalt hot, et ikka keiusugune ei sööks. Mingid väiksemad lapsed tõenäoliselt ei taha, aga ei midagi hullu. Täpselt paras jagu. Jah. Väga hea. Mulle meeldib see rohkem, aga mulle meeldivadki hotid asjad. Nii et super. Aitäh. Aitäh, jah. Nii. Ja ennem kui õhtul läheb jälle proovib natuke kala püüda, paneb ühe portsu eelnevaid särgesid juba kuivama. Need nüüd on natukene liiga kaua juba soolas seisnud, 5 päeva tegelikult. Aga põhimõtteliselt jah, niimoodi karbi sisse lihtsalt soolasin ja raputasin särjed põhja, kiht soola peale, jälle särjed, kiht soola peale ja niimoodi hästi lihtsalt. Aga noh, mis ma tahtsin näidata, et mul on varem näidanud ka, kuidas ma särgesi kõlgutan, aga noh, mõtlesin näitan veel siis, et mina kasutan niisugust värki, et läheb põhimõtteliselt klambripüssiga lihtsalt. Et kus ma nüüd selle kaamera panen, kõlgutan lihtsalt särje, siis sabapidi mingisuguse listu, noh, räästa all kuskil, kus tuul läbi käib, listu juurde ja panen niimoodi plõks läbi saba ja ongi. Niimoodi. Ja kordan protsessi, kuni terve räästalun on täis. Miks just nii pidi ja klambripüssiga, noh vanasti pandi jah nööriga igatepidi või traadiga silmast läbi tavaliselt siis, aga noh, et siis pidi sapp vajuma sinna, noh, keresse nagu ja halva maitse andma, aga nüüd vajub sapp nii-öelda sinna kuskile siia kohta ära, kus sa niikuinii teda ei söö. Ja noh, mina ei tea, ma ei mäleta, ma olen nii palju aastaid niimoodi teinud juba, et ma ei mäleta, kas seal oli mingi maitsevahe või ei olnud. Ei mäleta. Ja noh, teine asi, teda on mugavam ju panna niimoodi plõks klambripüssiga kiiresti. Mis sa sellest traadist ajad siin teed? Võtad ja paned aga järjest ja siit tõmbad niimoodi naksti alla ja ongi olemas. Ja siis praegu kärbest ei ole veel, et siis hetkel ma nendega midagi muud ei tee, aga muidu ma olen pihustanud nagu selle äädika lahusega nagu üle ka. Mitte puhta äädika, aga noh, äädika veelahusega. Nii et siis peaks ajama ka nagu kärbs ära, isegi keset suve olen kuivatanud, mida nagu üldse tavaliselt eriti ei tehta, ega siis ma olen niisuguses marli kastis kuskil või kus nagu noh, mingisugune võrk on ümber, et see kärbes ligi ei saa. Näe. Juba on siin, tahab parastada. Et siis nad ongi mul siin nüüd niimoodi, et siia kassi tohiks nüüd ligi saada. Ta on nüüd nii palju sellest eemal, et no loodan, et ta siia ei roni. Aga noh, eks ole peab jälgima. Jah, ja siis õhtu läheb uuesti, püüab natukene särge juurde. Ja mis siis veel, miks nagu üldse ehitust pole vahepeal näidanud ja noh, et no siin on ikka niisugune multitasking, et korraga, et no nii palju asju on lihtsalt korraga teha kogu aeg. Et üks asi, mida ma nüüd väga aktiivselt hakkasin tegema, sest et no kohe hooaeg tuleb ju. On ju vaja mingisugused hinnad panna ju kämpsidele ja paadirendile ja kõigele ja asjale ja noh, juba ajan siit mootoreid jahipaunast sebin ja vaatan, kust paate saab ja luuluga Hiinast käib suutlus praegu, et saaks ikka võimalikult odavalt need akud sealt kätte ja niisugused asjad akusi juurde ja siis ongi, et noh, et käib ka veebilehe ehitus ja see võtab väga palju aega käest ära. Ja seda veebilehte teeb WordPressis, et vanasti ma tegin päris siis, kui alles WordPress veel päris algusjärgus oli, päris mitu veebilehti WordPressiga. Eks siin on vahepeal väga palju muutunud, nüüd on juba täiesti teine teema. Nüüd ma põhimõtteliselt pean nagu uuesti hakkama õppima seda teemat. Sellepärast, et see WordPress on reaalselt nii palju muutunud ja nüüd on igasugused AI võimalused ja värgid veel ja ma teengi teda niimoodi poolenisti AI-ga pooleks. Ja siis pakuti kunagi ka tasuta ühte veebilehte, et üks inimene oleks teinud, aga ma ei teadnud siis veel isegi mida ja kuhu täpselt tahan ja nii edasi. Me praegu ka siin näpime ja nokime ja teeme ringi vahepeal jälle ja et noh, oleks ikka õige. Et noh, et mingi sihuke disaini koha pealt muudame siin asju ja noh, et oleks nagu noh,
normaalne asi, samas hästi lihtne, et mitte midagi keerulist ei oleks nagu. Ja ühesõnaga, kui juba läks siukseks erinevate teemade näitamiseks jälle, siis jah, ehitus, see video üldse ei näita ja tõenäoliselt võib-olla paar järgmist videot ka ei näita, aga mida näitab, et meil on jälle kraami tulnud juurde ja vaatame siis, mis siis meile antud on ja toodud. Kui see vanasti oli probleeme telgi kütmisega ja värgiga ja telgi ahjud ja valva ja tee ja mölla ja kogu aeg ja ei saanud nagu eriti külmal ajal nagu telki soojaks, siis nüüd me saime ühe siukse asja omale, mis on siis diisel, see puhur. Diislijõul töötav 8 kilovatine, puldist läheb käima, kui vaja, plõks. Siit paneb 12 volti aku taha, et kõik toimiks. Ja suured tänud, Aivar, et meile siukse asja andsid, see kulub kindlasti ära. Sellega saab ju jah, kas või seda sama töökoda siin soojendada, kui vaja. Paneb selle sumpsatoru siit, hops, kuskilt sealt august välja ja ongi olemas. Ja mis siis veel, Aivarit saime ka peaaegu muidu ühe siis jalgratta, et kui juhtub selline olukord, et noh, ma ei tea, et häll sõita ei saa või midagi sellist on ju, siis saab Kairit ise poodi sõita, noh, või midagi. Üks jalgratas peab maal ikka olema, aga siin ei saa ilma selle, et aga see transpordi käigus võtsin ta lahti ja lihtsalt rattad alt ära, muidu ei mahtunud mul paar linksi, ma olin ilma käruta. Aga võt siuke naistekas, et siia saab jah õlled korvi panna ja või kapsast või porgandit või noh, mida iganes poest ostad on ju. Ja jah, siuke normaalne pehme sadul ka ja vot rattad alla ja poodi minek. Või noh, miks mitte teinekord isegi saab poodi sellega vändata. Aga noh, pood on muidugi nüüd väga kaugel. Et see kohalik Leevaku pood pandi kinni. Et nüüd peab Räpinasse väntama sellega, et noh, aga selle suure väntamisega... Uusal on ka pood. Ei noh, et Räpinasse väntamisega muidugi see värk, et jah, et kann tuleb ennem ära harjutada, aga muidu ei sõida. Tagumik jääb haigeks. Ja mis siis veel? Et hästi palju on loomi vahepeal noh, kaamerasse jäänud. Põhiliselt samad tegelased, aga hästi palju on nagu jäänud, et polegi ammu loomi ka näidanud. Et kui juba jah, siin erinevad teemad siin videos sees on, siis näitame elukaid ka. Et ja üks hästi huvitav asi oli see, et siit samast soppist ujus sisse, algul ta oli seal, täiesti seal kaugel, üle selle luha seal kohe kaugel. Ja hakkas tulema mööda seda kraavi, ega seda vist siit näha ei ole. Ja tuli siia ja siis hakkas soppi sisse tulema, Kairit jooksis telefoniga õue filmima, mina filmisin natukene seest selle 95-ga ja siis läksin koopa juurde ka veel filmima. Aga noh, mis ma seda plärisen, panemegi need loomadega klipid nii rajakaamera kui selle noh, kopra video siia siis veel vahele. Ja peale seda siis ma arvan, järgmine hetk on juba sellest, kus ma siis sealt meie sopi otsast eest proovin siis täna kala püüda. Selleks paneme juba selle päris viiderõnge pöördesse. Muidu ma siin video alguses tavalised spinningud panin sisse, kui me siis seal oli see püüdsin. Aga täna jah, paneme natukene parema ridva ja vaatame siis edasi hiljem juba. Nii, meil tuleb seal üks kobras meie soppi sisse, Kairit läheb telefoniga, proovib, kas saab telefoniga peale selle eluka. See ujub siia soppi sisse praegu. Meie selle GoPro või tähendab meie selle Osmo kaameraga vist ei jää näha. Võib-olla näeb ka, kui sisse zoomida kõvasti. Äge loom. Katsume lähemale saada.
paremini. Läheb koopa juurde. Usso jöörum. Usso jöörum. Usso jöörum. See hull ehmatas nii õudselt nüüd. Aga tead, mis teeme? Jätame kaamera siia filmima. Tagasi. Püüan siis 60 grammise söödakorviga, sööt on sees, fiider õng, härra Geo käest saadud. Mul pole omal fiiderõnge, päris fiiderõnge kunagi olnudki. Nii et esimene kord sellisega ma olen spinningutega lihtsalt püüdnud. Ja siis otsas on nüüd üks konks 4 tõuguga ja siis uss on all, et selline 2 lips. Ja vaatame siis, mis me siin saama hakkame. Siin ka nagu pool keerutab niimoodi, et siin peaks olema selline koht, kus kala koguneb. Et esimest korda mul siin ka nii-öelda siis üldse sükse varustusega selles augus püüda. No tähendab, ühe korra lutsu sai proovitud, aga see polnud see püük, mis täna on. Ja vaatame, siis kellukest külge ei panegi, vaatame lihtsalt rida otsa järgi, millal võtab. Lasen natukene isegi
lõdvemaks, et oleks võttu paremini näha. Noh, mingi väike särjeke. Aga see läheb tagasi. Ja. Ja mis meil tuli siis? Väike kiisk tuli. Aga noh, see läheb ka samamoodi tagasi. Sellega ei oska midagi. No nii. Nüüd juba siuke särg, mida kõlbab võtta kaasa. Ja tulid meil siis vaatama. Tundub, et Keiu, Timmu ja Kairit ka seal taga tulid vaatama. Aga põhimõtteliselt jah, see tuli nüüd ussi peale. See on juba okei särg. Selle jätame alles. No. Loom tuli see õngisassi ajama või? Nii. Ja jälle kiisk. Näe, tule vaata, Keiu, milline kiisk on. See on kiisk. Aga õhtu pimedas tahavadki kiisad hakata rohkem sööma, nii et jah, selle läheb jälle tagasi. Ei sobi meile. See on väga väike. Jah. Võtab, tõmba. Mis asja? Mis sa tegid praegu? Kala! Võtsid siit kala välja või? Jah. No mina ei saa midagi. Ja sina ja emme ainult saate praegu kogu aeg. No vaatame seda asja. Jubedalt rahmeldab. Rahmeldab jah. No võt, näed. Päris jõest ei tule midagi, ainult sopist tuleb, on ju. Jah, väike. No, ega midagi. Mis me teeme? Paneme selle väikse tagasi, on ju? Jah. Tõmba. Osso jõõrum! Kõige suurem täna, siuke värk või, mis toimub, Keiu, mis asi see on siis nüüd? Paks kala. Mis sa korraldad siin? Minul ei tule jõest mitte midagi, need kaks siin sopist tõmbavad ainult, no jõõrum jõuke, noh, see on veel suurem, kui mina olen siit saanud ja. Igavene paks. Palju paksem. Igavene paks elukas. Ei, noh. Jaa. No nii, mis siis öelda? Et öelda seda, et Keiu tegi kõigile ära täna. Hea töö. Mis ma siin nüüd... Eelmine kord, kui ma nüüd õhtul püüdsin, see video algusest läks mul nagu paremini. Nüüd mulle üldse nagu eriti midagi suurt otsa ei jääd. Mingid väiksed kiisad ja jurad. Ainult Keiu sai nüüd hästi seekord. Jah. Ühe paksu kolli sain. Jah. No see läheb kuivama, siis sööd ära pärast, jah. Jääbki meile või? Jah. Okei, väga hea. Jaa, küll. Kas sarline sööb? Ei, me kuivatame ära. Meil kassid ei söö särge. Ega midagi. Varsti sõia. Aitab selleks videoks küll, sai jälle palju erinevaid asju siia, aga jah, on nagu on. Siuke see elu meil siin on, aga davai. Kerige magama, krati! Jah, pime on juba väljas. Kerige magama, krati. Ja näeme järgmises.